Kujuta ette, et see siin on sinu tagumik, mis töö juures rahulikult tualetti suundub. Istud potile, saad hetke iseendale, hingad sisse-välja, tunned ennast mõnusalt ja turvaliselt. Mida sa ei tea, on see, et üks tüüp samalt korruselt on paigaldanud peldikusse salakaamera, mis sinu toimetamisi WC-s pingsalt jälgib ja salvestab. Kas sina tahaksid teada, kui sind on niimoodi salaja filmitud ja kas sa tahaksid teada, kes seda tegi? Kujuta ette, et istud töö juures rahus vetsus ja leiad sealt mingisuguse väikese musta jubina. Esialgu sa ei oska mitte midagi sellest arvata, lähed vetsust ära, aga see jääb sind kummitama, et mis kuradi asi see ikkagi oli. Võtad kolleegi kampa, lähete koos tagasi, vaatate, mingisugune seade. Tundub, et seda seadet saab ühendada arvutiga. Te ühendate selle arvutiga ja mis teile sealt vastu vaatab, on ports videofaile. Avate neist ühe ja tunnete ära oma kolleegi tualetis. Avate veel ühe, tunned iseennast ära. Mida perset kuubis? Keegi on pannud salakaamera töö juures ühiskasutatavasse WC-sse. Okei, lähed räägid maja halduriga ja tema nagu ei paista mingit erilist probleemi nägevat, haldaja lausa saadab e-kirja laiali ja annab teada, et keegi on mingi seadme kuskil ära kaotanud, et saab halduri käest kätte selle seadmekese. Sa ju tead, et see on salakaamera, mis filmis inimesi vetsus, mis kuradi mõttes nüüd nagu haldur otsib sellele kaamerale omanikku, aga okei, lõpuks siiski jõuab see kaamera politseisse. Sina käid ütlusi andmas, su kolleeg käib ütlusi andmas, asja menetletakse. 1,5 kuud hiljem leiab keegi teine. Samas hoones järgmise salakaamera, ka see jõuab politseisse. Toimepanija isikus ei ole mitte mingit kahtlust. Uurijatel veab siin 4-kordselt. Esiteks leitakse kaameratelt DNA jäljed, teiseks leidub nendele DNA andmetele vaste riiklikus süüdiomenetluse biomeetria registris. Kolmandaks saadakse veebipoelt, kust seadmed näivad olevat soetatud. Kinnitus, et jah, see üks kodanik on meil siin 3 kaamerat lausa soetanud. Juhuslikult on see sama kodanik, kelle nimi tuli välja ka DNA proovide abil. Ja 4. on tüüp ennast ise veel filminud, tõenäoliselt kodus kaamerat testides. Pihtas põhjas kaasus. Mis saab edasi? Umbes 10 kuud hiljem on menetlus läbi. Sa saad määruse, mida nimetatakse põhistamata määruseks, see on napilt 1 lehekülg pikk sisu poolest ja see ütleb sulle, et tüüp, kes need salakaamerad sinna pani, maksis riigile 100 000 eurot, mingi 1400 kopikatega menetluskuludeks ja et videomaterjal hävitatakse kaebetähtaja möödumisel. Ongi kõik, lugu läbi. Ei mingit haisu mittevaralise kahju hüvitisest kannatanutele. Ei mingit haisu sellest, et tüüp läheks ravile või midagi sellist. Ei, see tüüp töötab seal samas majas edasi, registrite kohaselt tegutseb ta ettevõtte tänasenigi veel seal. Kannatanuteks tunnistatakse ainult need 3 inimest, kes kaamerad leidsid, kes kaamerate leidmisel sattusid näoga kaamerapilti. Tegelikult filmiti hulga rohkem inimesi. Ühe kannatanu sõnul võis seal büroohoone teisel korrusel, kuhu keegi teine ligi ei pääsenud peale nende inimeste, kes seal töötasid. Seal võis töötada 10-20 inimest, nii et sinna kaamerate ette võis jääda isegi 20 inimest, aga ainult 3 neist said menetluses kannatanu staatuse, aga sellest neil mingit kasu ei olnud, ainult lisavaeva, pidid käima ütlusi andmas, pidid elama selle teadmisega, et mingi pervert pani mitmel korral salakaameraid nende tööruumides asuvatesse WC-desse ja pääses justkui puhtalt. Nojah, pidi 100 tonni maksma, aga 100 tonni võib tunduda mulle ja sulle mega suur raha, aga tuleb välja, et igaühele see ei pruugi üldse nii suur raha olla. Kõik on suhteline. Mida sa teed selles olukorras? Sulle tundub, et see ei ole kuidagi õiglane. Sa esitad taotluse prokuratuurile, et kuule, ma tahaks vähemalt enda kohta selle videomaterjali kätte saada. Ma tahan teada, kui palju mind filmiti. Esimese kaamera leidjatest vähemalt üks nägi ühte videofaili iseendast WC-s, kus nägu ei olnud peal, aga sõbrad, ega siis inimest ainult näo järgi ära ei tunne. Ilmselgelt, sest inimene tundis ennast juba sealt kord ära, tundis ka ühe teise kolleegi ära, aga nüüd ütleb prokuratuur ei. Sorry, ainus, mida me teha saame, me saame anda sulle need lõigud, kus sa selle kaamera leiad. See, kus su kärss jääb siia pilti, selle me sulle anname, muud me sulle ei anna, sest me tahame kaitsta neid teisi inimesi, kes on anonüümsed, aga samas ei ole ka anonüümsed, sest sa võid ju nad tuvastada. Ja sa mõtled, mida perset, sa taotled uuesti ja uuesti. 3 korda taotled, et ma tahan sellele materjali ligipääsu, mul ei ole vaja vaadata teisi vetsus. Palun, tehke kuvatõmmised, katke kinni kõik alastus, ma tahan näha riiete järgi. Ma tunnen oma ehteid, ma tunnen oma juukseid, ma tunnen oma tagumiku kuju, ma tunnen oma riideid, ma tunnen ise ennast ära. Näidake mulle ainult kuvatõmmiseid. Ei, prokuratuur ütleb ei saa, sest et anonüümsete isikute andmekaitseõigus. Ja sõbrad, kes vähegi peast jurist on, juba võis aru saada, et siin on täielik loogika viga. Selle kohta ütles üks kanali sõber, et see on Schrödingeri kannatanu.
kes seal peldikus kaamera ette jäi, sest ta justkui nagu on olemas, tema õigusi tuleb kaitsta, tema andmekaitseõigusi, privaatsusõigust, aga teisalt ta ei ole kah olemas, sest Prox ütleb, et ta on anonüümne ja ta ei ole kannatanu. Mis sa siis teed? Oled 3 korda juba esitanud taotluse, kuulge, ma tahaks teada, palju mind filmiti. Kui ma teaks, et võib-olla ma sattusin 1 korra ainult sinna kaamera ette, okei, ma suudan sellega elada, ma lasen seal minna, aga selle teise kaamera peal oli pea 600 faili. 600 faili ja kui seal töötab 10–20 inimest, siis pidi ühe inimese kohta olema ikka rohkem kui 1 video. Kusjuures see toimepanija ise, see tüüp, kes need kaamerad paigaldas, temal on oma tööruumides eraldi tualett. Tema ei pidanud käima kaamera ees pissimas või midagi muud tegemas, midagi. Nii et sugugi mitte isegi kõik nendest 10–20 ei pidanud seal vetsudes käima. Mõnel õnnelikul oli seal kuskil veel eraldi WC. Prox ütleb, ei, sorry, sul ei ole õigust teada saada, sul ei ole vaja teada, palju sind filmiti. Sa tead ju, et sind põhimõtteliselt filmiti, sellest sulle piisab, rohkem pole vaja teada. Mida sa veel teha saad? Sa esitad taotluse, ma tahan põhjendustega määrust. Esimene asi, mille ma sain kätte menetluse lõpetamise kohta oli põhistamata määrus, kus ei olnud argumente, väga napp sisu, ma tahan nüüd päriselt ka neid argumente näha. Ja mida Prox kirjutab? Muuhulgas kirjutab seda, et näe, siin tüüp maksis 100 000 riigieelarvesse, et see ületab kohati mitmesajakordselt neid summasid, mida muidu on makstud sellises olukorras. Ja mis maik sealt suhu jääb? Eks ikka see maik, et raha eest saab kõike vist. Kriminaalmenetluse saab ka lõpetada raha eest ja saabki. Ja nii sa siis oled. Lähed tagasi töö juurde nagu ikka. See tüüp töötab samas hoones edasi. Ülejäänud elu võid veeta paranoilisena, et kurat teab, kas see tüüp paneb sinna uuesti kaameraid või pane, ega ei tea, sest miks tüüp ütleb kahtlustatavana ülekuulamisel. Täitsa ausalt ütlebki, et jah, ta ostis mitmeid kaameraid, aga ta lubab, et teisi ta kasutanud ei ole. Mingit läbiotsimist ei ole, ei otsita läbi arvutit, ei telefoni, ei midagi. Ja noh, mis siis teha? Ongi vist läbi, aga siiski kõik ei ole veel läbi, sellepärast et läheb veel pool aastat mööda ja avaldab Ekspress loo. Märtsis 2025 avaldab Ekspress Tarmo Vahteri loo, kes selle juhtumi avalikkuse ette toob. Sealt edasi läheb pall veerema. Mina teen sellest video ja teie kirjutate mulle. Ja oma esimeses videos ma lubasin teile, et kui mul oleks 100% kindlusega teada, kes see tüüp oli, kes niimoodi sai tegutseda ja niimoodi vaikselt rahus sai edasi minna eluga. Sealt samas teisel korrusel Tähe 127A büroohoones Tartus. Rahus töötas edasi sel ajal, kui mõni inimene peab tema tegude pärast elu lõpuni tundma paranoiat, et kas kuskil on kaamera. Ma lubasin teile, et ma ütlen teile, kes ta on, kui ma tean seda täie kindlusega, täie veendumusega nii, et ma saan vaidluse korral seda tõendada. Täna ma tean seda. Ja selle video lõpus ma ütlen teile, kes oli, aga ma ütlen seda ainult ühes kohas, sest küsimus sellest, kas mul on õigus ta nime öelda või mitte, on küsimus proportsionaalsusest. Küsimus on isikuandmete kaitse seaduse paragrahvis 4. Ja isikuandmete töötlemises ajakirjanduslikel eesmärkidel. Jah, sõbrad, täna siin oma peldikus, mina olen ajakirjandus. Naljaks päriselt ka blogid ja igasugused sellised isehakanud toimetajad lähevad ka ajakirjanduse erandi alla andmete töötlemisel. Ja nüüd on küsimus. See inimene ei ole kuulus, ta ei ole avaliku elu tegelane, ta on lihtsalt sigarikas. Kas mul on õigus ta nime siin öelda? Mina arvan, et on. Mina arvan, et avalik huvi kaalub üles võimaliku kahju tema privaatsusõigusele. Aga selle üle saab vaielda, mis tähendab, et kui te selle video lõpus seda nime ei kuule, siis see tähendab, et ma olen selle välja lõiganud, sest minu vastu on mindud kohtusse. Kui see nimi seal on, siis seda veel juhtunud ei ole. Aga enne kui ma teile ütlen, kes oli, ma selgitan teile, miks ma pean vajalikuks öelda, kes oli. Aga lähme algusesse tagasi. Neile, kes ei vaadanud siin kanalil eelmist selle teemalist videot ja neile, kes vaatasid eelmist videot, ärge kartke, ma ei hakka siin liialt kordama, mida ma viimati rääkisin. Vastupidi, siin on uut infot, sellepärast et tuleb välja, et kui Ekspressi ajakirjanik Tarmo Vahter avaldas märtsis artikli selle juhtumi kohta, siis sel hetkel, kui tema käis Tartus kriminaaltoimikuga tutvumas, ei olnud seal mitmeid dokumente, mis olid olemas, kui mina käisin. Ma ei tea, miks see nii on, aga ma tean, et tänu Tarmole ma teadsin, mis seal peaks veel olema ja mida seal ei olnud, kui tema seal käis. Aga hästi korraks siiski veel faktid võtan kokku neile, kes ei ole selle looga veel tuttavad. Nimelt juhtus ühes Tartu büroohoones, mis asub aadressil Tähe 127A, juhtus selline lugu, et seal teisel korrusel, mis on nii-öelda võõrastele suletud ala, sinna saavad sisse sellel korrusel töötavad inimesed, ma eeldan ka, et need, kes nendega kaasas on, mingid külalised, kes iganes neil sinna tulevad, aga mitte igaüks tänavalt sinna ei saa. Mis on oluline asi selle juhtumi puhul, kui me jõuame selleni, et kes siin tegelikult oli kannatanu või miks ei olnud prokuröri arvates. Aga alustame otsast peale. 12. september leiab siis üks inimene, kes töötab seal büroohoones teisel korrusel, leiab mingi imeliku seadme tualetist, siis koos kolleegiga uurivad seda ja saavad lõpuks aru, et see on salakaamera. Ja ma kujutan ette seda hetke, et kui šokeeriv võib olla see arusaam, et
püha perse, keegi pani reaalselt kaamera meie töö juures vetsu. Aga see ei ole üks ettevõte, mis seal teisel korrusel on, seal on mitmeid ettevõtteid, ega nemad ei tea, kes seda tegi, sel hetkel nad veel ei tea, aga nad teavad, keegi pidi ja see on suletud ring inimestest, mis muudab mõneti selle asja rohkem šokeerivaks kui see, et ma ei tea, kuskil ööklubis või baaris mingi pervert on mingi kaamera pannud, see oleks kuidagi vähem šokeeriv, sest töökoht on nagu selline turvalisem koht. Pärast kodu on ju töö see, kus sa kõige rohkem aega veedad kahjuks. Aga noh, nii on. Ühesõnaga esimene kaamera leitakse, see ei ole mingisugune superkaamera. Ta filmimisnurk on 60 kraadi ja seal on kokku peale ainult 56 faili. Mina käisin siin ka maikuus Tartus kriminaaltoimikuga tutvumas ja mind üllatas see, mis nurga alt see inimeste filmimine toimus. Kahjuks ei lubatud mul pilti teha nendest kuvatõmmistest, ma üritasin joonistada, ma olen väga kehv joonistaja ja eriti halb ruumilise taju mõttes, aga ma üritasin selle video alguses, kui te nüüd mõtlesite, et miks kurat oli see WC-stseen vajalik, ma üritasin nagu taas luua ühe kuvatõmmise nii-öelda olustiku. See oli kaamera 1, ma ei tea, kas kaameraid ka vahetati, sest mida toimik mul ütleb on see, et mis oli selle mälukaardi peal, ehk kui mina ütlen siin kaamera 1, tegelikult ma mõtlen mälukaart 1, sest see oli mälukaart, mille peal need failid olid ja ma ei tea, kas vahetati ka kaamerat, aga see mälukaart igatahes käis vähemalt 2 vetsus ära. Mida te video alguses nägite, oli see. Umbes selline oli üks kuvatõmmistest esimese kaamera puhul. Mida oli selgelt näha sealt oli, et terve prillaud, terve loputuskast, mingisugune jupike siin vetsupaberi hoidjad, selline täiesti otsevaade peldikupotile, mis minu jaoks muutis ilmselgeks selle, et väikse ringi inimeste seas 100% annab siin kõik kenasti ära tuvastada. Vähemalt naisterahvana, kes ma märkan detaile nagu käekellad, mulle väga meeldivad käekellad, neid ma märkan. Sõrmuseid vaatan lihtsalt sellepärast, et meie abigaasa ostsime nagu kõige odavamad põhimõtteliselt kuldsõrmused, kust, mis see põhiline pood on, ei saa tasuta reklaami teha, mul ei tule, aga see on mingi põhiline ehtepood, me võtsime mingi soodukaga suvakad sõrmused, nii et ma alati huviga vaatan teiste inimeste abielu sõrmuseid, et kunagi võib-olla tahaks endale ka mingit omapärasemat. Ehk ma märkan neid asju, riideid märkan lihtsalt, mina ei tea, ikka märkad. Ma ei tea, kas ma nüüd teen üldistuse, kui ma ütlen, et naised võib-olla märkavad neid asju rohkem, mehed võib-olla vähem, võib-olla mitte, võib-olla on asi minus, võib-olla mida iganes, tõmbame siin joone alla. Selge on see, et juba selle kuvatõmmise järgi ma sain aru, et kui prokurör oli Ekspressil andnud toona märtsis avaldatud loos kommentaari, et ülejäänud materjal oli anonüümne, siis mina andmekaitseõiguse perspektiivist tean, et anonüümne tähendab seda, et inimest ei ole võimalik tuvastada ja see võimalik tuvastada muidugi on nii-öelda mõistlikkuse piires, et seal võetakse arvesse tehnoloogia arengut ja mingi tehnoloogia kättesaadavust, kallidust, mingi võib-olla võrdlusandmebaasi legaalset kättesaadavust ja nii edasi. Ehk see anonüümne ei ole päris nii kõrge lävend, et üldse mitte kuidagi ei saa tuvastada, aga nagu selle juhtumi puhul, kui sul on piiratud ring inimesi, kes teavad, mis riideid nad ise töö juures kannavad ja me ei ela siin filmis, eks ole, meil ei ole iga jumala päev uus outfit või midagi sellist, et kindlasti on neid inimesi suht kergesti võimalik tuvastada. Aga seal oli ka teine kuvatõmmis, see teine on nüüd kahjuks maksimaalselt halvasti õnnestunud, aga selle teise puhul oli märkimisväärne see, et vetsupotist oli näha see prillau osa, ja ma ei tea, kuidas teiega lood on ülejäänud naised, mehed, kes nüüd üldse, ei mis asja, räägitakse kogu aeg, lapsi on liiga vähe, nii et mehed peavad väga mugavalt tundma ennast igast sünnitusega lastega seotud teemadel, mehed tundke ennast mugavalt, paljudel naistel tekib sünnitusega seoses põiega probleeme, mina näiteks teen harjutusi WC-potil, mitte harjutusi, aga nagu see oli nii vale sõnastus praegu, ma pean igatpidi liigutama, et põie täiesti tühjaks saada, ma reaalselt panen vahepeal käed nagu põrandalokki vetsu juures, ma ei paneks neid põrandale, aga nagu oma jalatsite või varvaste peale, külje peale, üles alla liigutan igatpidi. Ja kui ma nägin seda teist kuvatõmmist, kus see prillau äär on niimoodi kaugvaatest nähtav, ma mõtlesin, püha müristus, minu nägu tõenäoliselt jääks seal ka potilistudes peale, sellepärast et ma võimlen seal igatpidi, aga okei, igaüks ei võimle, mis veel olulisem, seal oli näha kraanikaus ja see kuvatõmmis, mida ma nägin seal toimikus, seal oli inimene oli täiesti kinni kaetud, mitte midagi polnud temast näha, aga nagu ma nägin, et inimene on täiesti nähtav, mitte lihtsalt potil istudes, vaid kraanikausi ääres käsipestes täiesti põhimõtteliselt peaaegu täispikkuses, sõltub eks ole inimese pikkusest ja nii, aga loodetavasti kõik kenasti seal majas pesid käsi, mis tähendab, et need inimesed oleks ka pilti jäänud. Kas ja kui palju inimesi selle esimese kaameraga niimoodi filmiti? Ma täpselt ei tea, aga ma tean, et see inimene, kes selle kaamera leidis, üks neist kahest, kes esimese kaamera leidsid, tundis iseennast ühelt videofaililt ära ja ta tundis ühe kolleegi ka veel ära, ehk inimesed olid sealt ära tuntavad. Ma ei tea, kas nad nägid selle ühe või teise vaatenurga alt neid faile. Ma tean seda, et toimik ütles mulle, et seal mälukaardil olid sellised 6-minutilised failid, täpselt mingi 6 minutit ja 19 sekundit või midagi sellist, ehk see kaamera vist, ma ei teagi, kuidas ta siis filmima hakkas või mitte, aga vahet pole, sest kui see esimene kaamera oli leitud, siis see tüüp läks ja pani teise kaamera. Teine kaamera leitakse 30. oktoober. See teine kaamera on paigaldatud pärast seda, kui esimene juba leiti ja teine kaamera on juba kõvem sõna. Tal on 120-kraadine
vaatenurk, ma peaks teile demonstreerima. Praegu ma istun siin kaamera ees, mul on kitsas vaatenurk, sest muidu ma peaks kodu liialt koristama iga kord, kui ma tahan filmida, mul on siin igal pool ümber on tohuvapohu, mul on praegu kitsas vaade kaameral, narrow. Ma panen teile korra laiema vaate, võrdleme. See on lai vaade minu kaamera peal ja muideks ma filmin jätkuvalt väikese GoPro Hero 10-ga ehk see kaamera siin, mis mul on, ei ole eriti palju suurem kui see teine kaamera, mis sealt hoonest leiti. Selle kohta avaldas Ekspress ka pilte, ma korraks taas kasutan Tarmo kogutud materjali, näitan teile, sest ma ise ei teinud sellest pilti, sest Ekspressis oli juba olemas. Ja see on minu väikese GoPro Super View ehk ekstra lai vaade, siin te näete, et mul tegelikult lühikesed kodupüksid, mu paljas säär raudselt keegi kommenteerib, kes mu säärt praegu või ka avaklipist mu tagumikku kommenteerib, see läheb põrgusse, mis iganes versioon põrgust on sinu jaoks kõige hullem, kui sa midagi nüüd niimoodi kommenteerid, sa lähed põrgusse. Miks ma teile seda praegu näitan ja riskin rõvedaid kommentaare seoses oma säärega, siis selleks, et te saaks aru, et kas see tilluke must karp, mis mul ka siin on, võib väga laialt filmida. Ja miks ma seda rõhutan, sellepärast, et selle teise kaamera kohta ei olnud ajakirjandusele tutvumiseks kuvatõmmist. Mis mõttes, mida see tähendab? Kui esimese kaamera või õigemini mälukaardi kohta oli nii-öelda, sa näed seda üldist dokumenti, et mis menetlustoiming on olnud, mis oli mingisuguse assitõendi läbivaatusprotokoll või midagi sellist, ja siis seal olid 2 kuvatõmmist ja kirjeldatud, et palju faile leiti ja nii edasi. Teise mälukaardi kohta oli ainult see kõige üldisem leht, et assitõendi läbivaatusprotokoll, et mälukaart see ja too, mitu faili oli peal, mitte ühtegi kuvatõmmist. Mina ei tea, millise nurgalt teine kaamera filmis, mina võin teile öelda, et teine kaamera oli 2 korda laiema vaatenurgaga kui esimene. Ja teise kaamera kohta ütles kannatanu, kes selle kaamera leidis, järgnevat. Ja ma jätkan selle laia vaatega korraks, sest ma tahan, et te paneksite tema sõnad kaamera võimekuse perspektiivi, mitte perspektiivi konteksti, kaamera haarde ulatuse, kaamera pildi laiuse konteksti. Ta kirjeldas seda nii. See kaamera oli paigaldatud WC-s ülesse laenurka veepoileri varju ning minu arvates ei olnud sealt võimalik väga kaugele näha. Võib-olla kõige rohkem oli näha seda, kes käivad kraanikausi juures. Palun pange tähele, kes käivad kraanikausi juures, mis ütleks meile, et neid inimesi oleks olnud võimalik tuvastada ilma, et keegi oleks pidanud kuvatõmmist alasti hetkest tegema. Eks see on üks oluline asi, aga teine asi, mis ta ütleb, veepoiler oli otse kraanikausi kohal ja tualetti ainus WC-pott asus tagapool. Ehk see kannatanu kirjeldus ütleb meile, et ta ei ole üldse kindel, mis sealt nagu näha oli tema, vähemalt tema ütluste järgi ma ei lugenud välja, et tema oleks mingid faile hakanud ise lahti tegema, aga ma rõhutan veel kord, see teine kaamera oli palju võimsam kui esimene ja kui see filmis nii laialt nagu minu väike GoPro praegu, siis ta võis päris kuradi hästi näha. Aga mida ta täpselt nägi? Seda Prox ei tahtnud millegipärast või PPA või Prox, hea küsimus, ma ei tea, kumb neist tegi need otsused, et mis kinni kaetakse. Ma kahtlustan, et siiski Prox, aga ma ei tea, ma jään selles osas vastuse võlgu, vahet üle minu jaoks on riik. Riik ei tahtnud, et ajakirjandus näeks seda kuvatõmmist, mis nurga alt see teine kaamera siis filmis. Miks? Kurat seda teab, mida prokurör tegi, lõpuni välja tagus seda trummi, et ülejäänud materjal, kui see just näoga kaamerasse jäänud, kõik oli jumala anonüümne. Kuigi ei olnud. Ei saanudki olla. Välja arvatud, kui prokurör ei tea, mida sõna anonüümne tähendab. Niisiis selle teise kaamera puhul, mis leiti 30. oktoober, see oli palju võimsam kaamera ja küsimärk on siin sellepärast, et mina ei tea täpselt, mis nurgalt see filmis, sest millegipärast riik ei tahtnud, et ajakirjandus näeks neid kuvatõmmiseid, miks. Mul pole õrna aimugi. Ja selle kaamera leidja kirjeldus nagu ütleks, no ma ei tea, no kaamera oli seal veepoileri taga veits ja oli näha kraanikauss ja pott oli kaugemal, aga sõbrad, nagu te enne nägite, siis see üks väike must karp võib filmida kitsalt nagu praegu, aga võib ka filmida maru laialt. Nüüd selle esimese kaamera puhul, mis septembris leiti, ma tean, et see mälukaart käis vähemalt 2 peldikus, sest ma nägin neid kuvatõmmiseid. Teise puhul ma neid kuvatõmmiseid ei näinud. Nüüd mis saab edasi? Uurimine käib ja toimub midagi, mille kohta ei tea ajakirjandus tagantjärele ja mida ei kommenteeri ka prokuratuur. Selle info mina leidsin tänu teile, sõbrad, nagu ikka, see kanal siin on selline koostöö teie ja minu vahel, mina üksi seda ei suudaks kõike teha, aga tänu teile sain mina midagi teada. Mina sain teada, et pärast esimese kaamera leidmist, aga enne teise kaamera leidmist, oktoobris 2023 küsib politsei selle büroohoone haldajalt välja turvakaamerate salvestised. Jah, sõbrad, seal olid turvakaamerad ja menetlejad teadsid seda miks, sest kannatanud ütlesid neile, need, kes esimese kaamera leidsid, ütlesid neile, et vähemalt 4 turvakaamerat on teisel korrusel. Oktoobris need küsitakse välja, minule teadaolevalt need salvestised säilisid 30 päeva, mis tähendab, et esimese kaamera puhul see leiti 12. september ja need turvakaamerate salvestised minu teada küsiti välja oktoobri teises pooles, siis ei pruukinud seal enam kasu olla
nendest salvestistest tol hetkel, sellepärast, et minule teadaolevalt need säilisid 30 päeva. Aga mäletate, esimese kaamera peal oli ainult 56 faili. See ei olnud selline kaamera, mis hakkas liigutamise ja kehasoojuse peale tööle. Ma ei tea, kuidas ta seal siis tööle hakkas, aga võib-olla, et ta ei jõudnud nii paljusid inimesi filmida, ma ei tea. Võib-olla failide arv ei ütle midagi, sest ma ütlen, ma nägin toimikus, et ühe faili pikkus oli 6 minutit ja 19 sekundit. Ehk kui seal korrutada 56 faili korda 6 minutit per fail, võis seal sitaks materjali olla, see vastu teine kaamera hakkas siis filmima soojuse liikumise peale, seal oli peaaegu 600 faili, no 557, ümardan ülespooleks ole 557 faili, aga need failid puudutavad siis seda aega, kui keegi seal liikus ehk toimetas. Mis tähendab, et see failide arv iseenesest, et esimesel oli ainult 56 ja teisel 557, see ei pruugi kottigi tähendada, ka esimene kaamera võis sitaks palju materjali koguda, aga me ei tea seda. Sest proksi hinnangul pole seda meile vaja teada. Aga teine kaamera leitakse ju oktoobri lõpus, pärast seda, kui on need turvakaamerate videosalvestised juba välja küsitud. Ehk teise kaamera osas juba uurijad teavad, et seal on turvakaamerad olemas. Nad juba teavad, et need turvakaamerad ütlevad meile täpselt, kes vetsus käis. Ma näitan teile seda koridori ja nende turvakaamerate asukohta. Siin te näete teist korrust. Plaanil on näidatud tualettide asukohad. Vaatame nüüd seda pikka koridori. Need noolekesed näitavad meile veel WC-de asukohta ja ülemine nooleke näitab turvakaamera asukohta. Ja siin uuesti turvakaamera asukoht. Ehk tegelikult teise kaamera puhul oleks saanud turvakaamerate videosalvestiste abil ju välja selgitada väga viisakalt ja ilma alastust analüüsimata, et kes siis vetsus käisid, et neile kenasti teada anda, et juhtus selline asi, et te langesite kuriteo ohvriks. Aga nende kaamerate kohta ei ole kriminaaltoimikus mitte ühtegi märget, sest kui ajakirjandus sellega tutvumas käis, sealhulgas minusugune ajakirjandus, siis suured osad olid kinni kaetud ja ma ei tea, mis on kinni kaetud. Turvakaamerate kohta pole sõnagi. Ma küsisin prokuratuurilt kommentaari enne selle video tegemist ja ma küsisin ka toimepanijalt kommentaari. Toimepanija ei vastanud. Prokurör, kes asja uurimist juhtis, vastas. Ja ta vastas väga ilusa jutuga sellest, kuidas tegelikult 100 000 euroga selline menetluse lõpetamine lõppastmes kõik võidavad, sest kohus ei oleks ealeski kohtumenetluse korral tüübilt nii palju raha välja mõistnud. Vaesed inimesed oleks saanud traumeeritud, keda siis seal niimoodi filmiti, et parem on, et ärme üldse torgi kedagi, need 3 tükki kes kaamerad leidsid, nojah, on ju, nende kohta tegelikult tema ei ütle midagi, ta lihtsalt ei mainigi seda. Ta lihtsalt ütleb, kõigil on parem, et seda ei uuritud edasi, kõik võitsid, riik võitis rahaliselt, kõik on košer, aga mida ta ei maini mitte sõnagagi, ta ei maini mitte ühe sõnagagi neid turvakaameraid ja nende salvestisi. Ja sõbrad, ma küsisin jumala otse. Ma saatsin prokurörile rodu küsimusi ja üks neist oli, et PPA küsis 18. oktoober 23 aastal selle hoonehaldurilt välja teise korruse turvakaamerate salvestised. Need salvestised säilisid 30 päeva. See tähendab, et uurijatele pidi olema teada vähemalt 30 päevase perioodi lõikes, kes teise korruse tualette kasutas. Miks ei kasutatud neid salvestusi võimalikult paljude kannatanute väljaselgitamiseks? Selle kohta prokurör ei ütle mulle midagi. Ma ei tea, miks ei kasutatud. Nüüd, mis edasi saab uurimises? Ma tean, et 18. oktoober need turvakaamerate salvestised välja küsiti. Mis nendest sai? Ma ei tea, sest toimik on minu eest ses osas varjatud, ajakirjanduse eest varjatud. Olgu nii, leitakse ports tõendid selle kohta, kes on toimepanija. Seda ma mainisin juba video alguses, aga ka põhjalikumalt eelmises videos võite seal kiigata, keda huvitab. Nüüd, mis saab edasi? 24 juunis tuleb siis kahtlustatav ütlusi andma. Ja sõbrad, need ütlused on huvitavad. Ma loen teile need ütlused ette. Mida teie arvate sellest? See on nüüd kahtlustatav. Tema puhul on 100% kindlusega teada, et tema seda tegi. Ta ei eita ka. Mida ta siis ütleb? Tunnistan, et tegin need teod enda lollusest ja ei oskagi väga oma tegusid põhjendada. Mul tekkisid mingid ebaterved huvid ja mõtted ning selle tõttu need teod ma toime paningi. Mul on väga piinlik oma tegusid põhjendada, aga ma saan aru, et see oli viga ning ma kahetsen oma tegu. Esimese episoodi kohta võin öelda nii palju, et kui minu poolt paigaldatud salakaamera üles leiti, siis selle kohta andis majahaldur e-kirja teel kõigile firmadele selles kontorihoones, kus mina töötan, teada, et leiti salakaamera, mille saab kätte majahalduri käest. Vahemärkus, kannatanu ütluste järgi ei täpsustanud e-kiri, et tegemist oli salakaameraga. Kannatanu ütluste järgi ütles see e-kiri, et mingi seade leiti. Ja sellel on minu arvates oluline erisus, kas ülejäänud inimesed said teada, et see oli salakaamera või ei saanud. Kahtlustatava ütluste järgi ütles see e-kiri, et leiti salakaamera. Kannatanu ütluste järgi rääkis e-kiri mingist seadmest. E-kiri ennast ma kas ei näinud kriminaaltoimikus või ma ei osanud sellele õigel hetkel tähelepanu pöörata, et seda sõnakasutust sealt järele kontrollida, sorry selle eest, aga lähme edasi. Nii, jätkan kahtlustatava ütlustega. Hetkel ei meenu selle isiku nimi, kes sellest teavitas.
meil endal sellest juhtumist kollektiivis juttu ei olnud. Teise salakaamera paigaldamisel ma teadsin, et esimene leiti üles ja ma ei oskagi öelda, et miks ma jätkasin oma tegusid. Arvan, et äkki tekkis mingi hasart ja adrenaliinitung tegutsemisest ehk uued emotsioonid. Mõlemad salakaamerad ostsin internetist. Vist oli jälgimine.ee. Ma ostsin sealt veel mitu salakaamerat, kuid neid ma ei kasuta. Mõtte üldse osta salakaamerat tekkisid sellest, et mul on maavaldus, kuhu ma ka turvakaamerad üles panin. Need töötasid vahelduva eduga, kord töötasid ja kord mitte. Rohkem mina ei ole kusagile salakaameraid paigaldanud. Mul on väga piinlik, et need toime panin ning ma ei soovi sellest rohkem rääkida. Olen nõus kokkuleppemenetlusega. Siin on veel paar lauset pärast omakäeliselt juurde lisatud, aga sellest hetk hiljem. Kõigepealt, minu jaoks on märkimisväärne see, kuidas ta kirjeldab seda, et tekkisid ebaterved huvid ja mõtted. Märkimisväärne on see minu jaoks sellepärast, et kriminaalmenetluse lõpetamisel oportuniteediga saab panna inimesele rohkem kohustusi kui vaid raha maksmine. See loetelu nendest kohustustest, mida isikule saab panna, kui kriminaalmenetlus lõpetatakse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, see loetelu on kirjas kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 202 lõikes 2 ja punkt 4 näeb ette ka võimaluse, et kahtlustatav või süüdistatav siis nõustuks sellega, et alluda ette nähtud ravile. Ja sõbrad, kui inimene ütlebki, et mul tekkisidki mingid ebaterved tungid ja huvid, vabandust, see on tsitaat, mis need täpsed sõnad olid, mingid ebaterved huvid ja mõtted, ja ta paigaldas teise kaamera veel pärast esimese ülesleidmist, loogiliselt tahaks arvata, et see on nüüd see hetk, kus võiks inimese ravile saata ja kui see oleks olnud osa sellest menetluse lõpetamise tingimustest, siis tänast videot tõenäoliselt ei eksisteeriks, sest see on üks asi, mis mulle juba esimese video tegemise ajal, enda kanali video siis mitte tema videod, aga minu kanali video, mis mulle hinge kripima jäi, oli see, et esiteks see, et kannatanud ei saanud kottigi. Kindlasti oleks saanud kannatanud nõuda siin mittevaralise kahju hüvitamist, sellest ka veidi hiljem. Aga teine asi on see, et sellise tüübi peaks ju ravile saatma, aga ravist ei olnud mitte mingit juttu. Teine asi, mis mulle siin silma või kõrva torkas, oli see, kuidas ta ütles, et meil endal sellest juhtumist kollektiivis juttu ei olnud. Nagu mida see tähendab? Kas sa kujutad ette, et tuleb välja, et hoones, kus sina töötad, on peldikus salakaamerad? Okei, ma näen sellelt põrandaplaanilt, et tüübi enda ettevõtte alal oli eraldi vets, võib-olla kõik tema kolleegid, tema kollektiivis kasutavad hoopis teist vetsu, aga isegi siis, kas kedagi tõesti ei koti? Või kõik juba teadsid midagi? Ma ei tea, kas oli nii kummaline minu jaoks, et sellist asja üldse ei arutata. Mis tähendab, et tal õnnestuski nagu vaikimisi seal edasi eksisteerida, sest ta töötas seal ruumides ju edasi siiamaani minu teada, vähemalt lähtudes registris nähtavatest andmetest. Mis ta veel meile ütles? Ta ütles meile, et ostis need kaamerad internetist ja siis ma tsiteerin, ma ostsin sealt veel mitu salakaamerat, kuid neid ma ei kasuta. Ehk põhimõtteliselt me lähtume siin tema ausõnast. Ja ta ütleb, et rohkem mina ei ole kusagile salakaameraid paigaldanud. Avalikkusele teadaolevalt ei otsitud läbi tüübi arvutit, telefoni, rääkimata kodu läbi otsimisest, ei. Ta ütleb uurijatele, et ta ostis neid kaameraid veel, aga ta lubab ausõna kuskil mujale ma neid ei pannud. Pärast seda, kui ta oli juba 2 pannud, pärast seda, kui ta oli teise pannud, pärast seda, kui esimene oli leitud. Aga okei. Mis siis veel hiljem juurde on kirjutatud? Käsitsi on siia kirjutatud kõigepealt nii. Kui võimalik, sooviksin kannatanute nimesid ja kontakte, et nende ees isiklikult vabandada. Ma ei taha torkida inimesi, kes selles olukorras on kannatanud, mistõttu mina ei hakka kelleltki isiklikult küsima selle kohta rohkem infot, aga kui teie teate kedagi, kes teab kedagi, väga huvitav oleks teada, kas see tüüp läks ja vabandas vähemalt nende 3 inimese ees. Ja isegi kui läks, need 3 siis, kes leidsid kaamerad, jäid näoga siis pilt ja siis, keda prokuratuur oli sunnitud tunnistama kannatanuteks, sellepärast nad olid näoga pildis, mis on muideks täiesti ebaloogiline, sest mis on etteheidetav süütegu. Kas süütegu on see, et sa filmisid salakaameraga inimest, kes leidis kaamera ja jäi seetõttu näoga pilti või on etteheidetav süütegu see, et sa filmisid inimesi salaja peldikus, mis juhul neid inimesi on hulga rohkem kui vaid neid 3, et kui juba vabandamiseks läks, siis oleks pidanud tervele nagu korrusele seal tiiru peale tegema, aga ma millegi pärast kahtlen, et ta seda tegi ja ma tahaks teada, kas ta nende 3 inimese ees siis kohe seal 2024 suvel, kas läks vabandamiseks või mitte. Väga huvitav oleks teada, aga teine asi, mis tüüp omakäeliselt juurde kirjutab. Sooviksin võimalusel menetlust pidada kinniselt. Kindlasti sooviks jah, kui paned toime süüteo, tahaks muidugi, et kõik oleks kinnine salajane, aga see ei ole asi üldse, ma ei tea isegi, miks see siia kirjutatud on, sest see ei ole asi, mida kahtlustatav saab üldse kuidagi paluda, palun teeme nii, et keegi ei saa teada. Nii need asjad üldse ei käi.
Nüüd, kui mulle esialgu, kui ma lugesin selle juhtumi kohta ja kui jäeti selline mulje, et et kas siin mingi rikas inimene ostis ennast vabaks, toona ma mõtlesin ei. Et teoorias vähemalt on nii, et need summad, mida sa pead maksma sellises olukorras menetluse lõpetamisest, need sõltuvad sinu varalisest võimekusest. Palju sul raha tegelikult on? Seda vaadatakse, ehk siis vaene mees oleks pidanud siis kordades odavamalt pääsema. Ehk see summa kui selline ei tohiks oluline olla, aga siis, kui ma hakkasin tutvuma menetlusdokumentidega, siis mu seisukoht veidi muutus, aga siis jällegi nüüd viimasel hetkel, 29. mai, sain kommentaari uurimist juhtinud prokurörilt, kes ütles mulle, et sellel tüübil, toimepanijal, tal ei olnud menetluses kaitsjat, ta esindas ennast ise. Ehk see ei olnud niimoodi, et mingisugune rikkur läks, võtsi endale kõige kõvema advokaadi, kes nagu tulistas kõik asjad maha, et ei otsi läbi kodu, ei otsi läbi telefoni. Ma alguses eeldasin, et seal oli mingi ülikõva advokaat taga, kes siis lihtsalt nagu tulistas alla kõik võimalikud täiendavad menetlustoimingud, aga prokurör ütleb mulle, et ei, ta täiesti tüüp esindas ennast ise, tal ei olnud mingit kaitsjat ja kogu see summa, menetluse lõpetamise ettepanek, summa suurust kõik olevat tulnud prokuröri enda poolt. Ehk tüüp siis käis, andis need ütlused ära, mis ma teile ette lugesin ja ei olnud seal mingisugust kauplemist nii-öelda tema esindaja poolt, tal ei olnudki esindajat. Ja siis tõmbus mu vaade olukorrale tagasi jälle sellele, et tegelikult on siin suurem probleem minu arust prokuratuuriga. Toimepanija ka, kahtlemata, aga prokuratuur on minu jaoks suurem küsimärk kogu selles kaasuses, sest mis mõttes jättis prokurör kõrvale kõik need inimesed, keda niimoodi salaja filmiti. Ja korraks, kui ma lugesin neid prokuröri seisukohti, mitte nüüd see kõige viimane, see 29. mai nüüd, see tuli hiljem, aga ka tema seisukohti Eesti Ekspressi artiklis, kus ta kommentaari andis ja menetlusdokumente, kus ta põhjendas oma teatud seisukohti. Ma hakkasin endast kahtlema, ses mõttes, et kui ma esialgu seda Ekspressi lugu lugesin ja mõtlesin just teiste inimeste osas, keda siis kannatanuks ei tunnistatud, ehk kõik need, keda filmiti, aga kes ei saanudki võib-olla üldse teada, et neid filmiti, mina mõtlesin, et issand jumal, mina küll tahaks teada saada. Täiesti haige ju, mina ei häbene seda, et mind filmiti, häbenema peaks see, kes filmis ja ma tahan teada, kes see oli. Kas ma läheksin mittevaralise kahjunõudega tema vastu kohtusse, sõltuks olukorrast, aga inimesed, kui ta oleks nii jõukas nagu see toimepanija, siis läheks küll jah. Ja nii on. Tema raha võimaldas ühtepidi tal nii suure summa tasuda riigile, aga see tähendab, et tal on ka raha, millega hüvitada mittevaralist kahju kannatanutele. Ta oleks saanud igale jumale kannatanule maksta mingisuguse kas või sümboolse summa vabandusena, mittevaralise kahju hüvitisena ja ta oleks ikka veel sigarikas olnud. Minu teada ta ei teinud seda. Miks? Aga ma hakkasin endast kahtlema, et aga võib-olla ongi nii, nagu prokurör kirjutab. Võib-olla on parem, et inimesed ei tea. Prokurör rõhutab, et see oleks ju maru piinlik kogu see olukord ja nii edasi ja ta väidab ka, et oleks piinlik välja selgitada, kes need inimesed olid, kuigi mis sai turvakaamerate salvestustest neetud. Mingi satsi oleks saanud tuvastada turvakaamerate salvestuste kaudu. Kui teine kaamera toodi menetlejatele, nad juba teadsid, et seal on turvakaamerad, nad oleks saanud uued hetkeseisuga salvestised välja küsida ja sealt oleks saanud ju suure portsu inimesi ära tuvastada. Aga seda ei tehtud, ma ei tea miks. Aga tegin mina siis küsitluse teie seas, kanalisõbrad siin YouTube'is, et teada saada, et kurat küll, et kuidas siis ikkagi on. Mina olen mina, aga kui sina töö juures satuksid olukorda, kus keegi on paigaldanud salakaamera, sind filmitakse pildikus, aga su nägu ei pruugi pildis olla. Võib-olla ongi vaid nii, nagu selle video avastseenis, selline piiratud klipp, mina tunneks ennast 100% ära, riided, käekeel, sõrmused, kohe tunneks ära. 0 kahtlust, mu kolleegid tunneks mind kahtlemata ka ära, suvaline võõras inimene mitte. Aga küsimus ei olegi suvalise võõra inimese poolt ära tundmises, sest kelle kaamerad need olid, see ei olnud suvaline võõras inimene. See oli inimene, kes töötas nende filmitavatega samas hoones, samal korrusel. Aga igatahes ma tegin küsitluse kanalisõprade seas. Küsimus oli, kui keegi sind töö juures või mujal WC-s salaja filmiks, kas sa tahaksid sellest teada, sõltumata sellest, et su nägu ei pruukinud kaamerapilti jääda? 373 inimest vastas ja 98% ütles jaa. Ehk asi ei ole ainult minus. Nüüd, mis siis sai? Kuulati see kahtlustatav üle ja siis menetlus lõpetati. Lõpetati sellise asja nagu oportuniteedi alusel. Sellest ma rääkisin pikalt eelmises videos, ma ei hakka siin kordama, paragrahv on 202 kriminaalmenetluse seadustikust, aga siin läheb asi minu jaoks huvitavaks või tegelikult kogu see asi minu jaoks huvitav, aga veel kurioossemaks. Kõigepealt teeb prokurör sellise asja nagu põhistamata määrus, mida ta võibki teha, 8. juulil ja see on avalik dokument, siin ei ole nimesid, aga ma panen lingiga video alla. 8. juulil teeb prokurör põhistamata määruse, see tähendab ilma põhjendusteta, ta lihtsalt ütleb, et menetlus lõpetatakse siin kriminaalmenetluse seadustiku paragrahv 202 alusel ja nii edasi. Tüüp tasub 100 tonni riigi tuludesse hiljemalt 31. detsember 2024 ja samaks ajaks peab tasuma ka menetluskulud summas 1470 eurot ja siis on siin punktis 7 kirjas. Asitõendid või äravõetud asjad või konfiskeerimisele kuuluvad objektid andmekandja kaamerapiltidega
asub Politsei- ja Piirivalveametis, andmed kustutatakse kaebetähtaja möödumisel kohustuste täitmise korral. Võetud biomeetrilised andmed jäävad registrisse. Mis mõttes andmed kustutatakse kaebetähtaja möödumisel? Taaskord rõhutan, ma vist selles videos polegi veel rõhutanud, et teadmiseks, kes veel ei tea, mina ei ole kriminaalõiguse ekspert. Mul on see kõik kosmos. Ma vaatan neid küsimusi suuresti sama pilguga nagu teie. Mul on lihtsalt natukene vähem sellist võõristumist paragrahvide suhtes. Ja kui mina käisin kriminaaltoimikuga tutvumas, siis see ametnik, kes seal mind valvas toimikuga tutvumiselt, tema nagu ütles küll, nii ei tohiks olla, et need peaks ikkagi siin säilima. Ma ei teagi, kui kaua me vaatasime koos neid. Dokumendil on, eks ole, päitses AK märge, asutusesisene kasutamine. Ja seal oli, et see on asutusesiseseks kasutamiseks kuni 2099 ja tema selgitus mulle oli, et need assitõendid peaksid ka säilima siis selle ajani DVD-de peal. Ehk mina sain PPA-lt info, et need failid on ikkagi alles, aga ega ma ei tea. Ja ma olen täiesti hämmingus sellest punktist, siin punkt 7 sellest põhistamata määruses, et miks neid andmeid kustutada sooviti. Mul pole õrna aimugi miks ja paraku ma unustasin prokurörilt selle kohta kommentaari küsida. Nii et võib-olla siin on mingi hästi loogiline selgitus, võib-olla mõni kriminaalõiguse teadja misik kommentaarides selgitab meile seda punkti 7. Ma panen selle põhistamata määruse lingi, sest see on avalik dokument. Ma panen selle video alla sinna kirjelduse kasti. Nüüd, mis siit edasi sai? 8. juuli siis 2024 saavad need 3 kannatanud sellise väikse üheleheküljelise asja, et kõik käed puhtad proksil, PPA-l, asi tehtud, uuritud, valmis, lõpp, joon all, lähme ei luge edasi. Nüüd Ekspressi artikli järgi justkui oleks siin lugu lõppenud või Ekspressi artikli järgi lõppes lugu seal, kus tüüp siis tasus ka ära need summad, sest kui ta poleks tasunud, siis saaks proks menetlus uuendada ja nii, aga summad tundub, et kõik said tasutud ja seal siis lõpeb Ekspressi lugu. Mida Ekspressi ajakirjanik ei teadnud, on see, et tegelikult kannatanud üritasid seal veel enda õigusi maksma panna. Neid dokumente, kas ei olnud toimikus, kui Ekspressi ajakirjanik käis sellega tutvumas, või nad olid kinni kaetud, ma ei tea. Aga saatuse tahtel mina suhtlesin selle ajakirjanikuga, või see ei olnud saatuse tahtel, see oli mu oma tahe. See selleks. Jõudsime ajakirjanikuga selleni, et mingid asju seal ei olnud, kui tema käis vaatamas ja tänu sellele suhtlusele mina küsisin juba ette PPA-lt. Ma saatsin neile 6 aja jooksul 2 e-kirjad, palun tahaks vaatama tulla, et palun, kui ma tulen vaatama, kas saaks tagada, et nagu seal on need dokumendid ka olemas. Tegelikult ma otsisin ainult ühte, aga siis ilmnes, et neid oli veel. Mida ma tahtsin näha, oli see põhjendustega määrus, kus prokurör selgitab siis, et miks ikkagi menetlus lõpetati niimoodi, aga mis seal veel oli toimikus juures, olid kannatanute, ma ei tea, kas 1, 2 või 3, aga keegi neist toimetas edasi. Nad ei jäänud käed tagumikku all istuma. Nad esitasid, ma ütlen nad, ma ei tea, kas on 1, 2 või 3, ma ütlen lihtsalt lihtsuse mõttes nad, esitasid 3 korda taotluse, et saada tõendeid, et saada materjalis ligi nendele episoodidele, kus neid filmiti pildikus. Sest esimese kaamera leidjatest ju vähemalt 1 tundis ennast ühelt sellisel klipil ära, kus teda salaja potil filmitakse. Mida Proks pakkus oli see, et me võime anda teile need materjalid, kus nagu te olete näoga pildis, need failid põhimõtteliselt, mis on seotud kaamera leidmisega, need te saate, midagi muud ei saa. Kannatanud ei olnud nõus. 3 korda üritasid. Kuidas see kulges? Kõigepealt mingil hetkel esitavad kannatanud esimese taotluse, et tahaks näha neid videofaile. Ma ei tea, mis kuupäeval, sest seda taotlust mina seal toimikus ei näinud, aga ma nägin 16. juuli taotlust, see on juba teine, mis viitab varasemale taotlusele, mille siis Proks osaliselt rahuldas. 15. juuli rahuldab Proks osaliselt taotluse toimikuga tutvumiseks nende materjalidega, aga mida võimaldatakse tegelikult on lihtsalt näha neid faile, mis puudutavad kaamera leidmist. Seda hetke, kui inimesed näoga siis satuvad kaamerapilti, siis nad leiavad need kaamerad. See ei ole ju see, mida nad tahtsid, mida nad küsisid. 16. juuli nad taotlevad uuesti ja ütlevad, et tehke kas või nii, et tehke kuvatõmmised, katke kõik alastus kinni, et me tunneme ennast oma riieti järgi ära. Ma tahan teada, mitu korda mind ja kui palju filmitud on. 17. juuli nad lähevad siis tutvuma selle esimese taotluse alusel, mis osaliselt rahuldati ja seal siis ilmnebki, et nad näevad ainult seda hetke, kus nad leidsid kaamerad, millest on nagu vähe kasu, sest üks neist teab, et minust oli ju veel. Ma ju nägin, kui ma kaamera leidsin ja nüüd talle seda faili enam ei anta. Nüüd 17. juuli käivad siis kannatanud vaatamas neid nappe faile, mida neile näidati. 18. juuli vastab Proks siis sellele teisele taotlusele. 16. juuli taotlusele ütleb, ei, sorry, ei saa. Miks? Sest te võite ära tunda teised inimesed sealt materjalist. Ehk ühtepidi ütleb Proks, et kogu ülejäänud materjal on anonüümne. Teistpidi ütleb, et aga neid inimesi on võimalik ära tunda. Need 2 asja ei saa korraga tõsi olla, muideks. See on täiesti loogiline vastuolu ja ka juriidilises mõttes see pole võimalik. Üks asi ei saa korraga olla anonüümne ja mitte anonüümne, kuigi
mõnes mõttes sõltub, kelle kätes miski teave on. Mõnes mõttes saab, aga mitte siin juhtumis, sellepärast et, ja siin on oluline eristushetk, meil on piiratud ring inimesi. Piiratud ring riideesemeid, mida nad kuu või mingi aja jooksul töö juures kannavad. Ehk tegelikult see variant, mida siin kannatanud pakkusid prooksil, et kuule, tehke kuvatõmmised, katke kõik kalastus kinni, me riiete järgi saame aru, kes me oleme. Kõik teised oleks võinud ennast ka ju nii ära tunda, rääkimata nendest turvakaameratest, mille salvestiste saatuse kohta avalikkus millegipärast ei tohi teada, ma ei tea miks. Nüüd 18. juuli ütleb Proks, nope, ei saa. 18. juuli ütleb Proks, et sorry, ei saa ikkagi, siin võib teised ära tunda ja teil ei ole üldse vaja teada. Sa ju tead, kus see kaamera oli, mis nurga alt see filmis. Mina tean esimese mälukaardi järgi, et üks mälukaart rändas mitmes peldikus mitme nurga alt. Kuidas siis need kannatanud peaks teadma, eriti esimese kaamera leidjad, kust nad peaks teadma täpselt, kus vetsus, mis nurga alt filmiti, kui see kaamera juba selle materjali pinnalt, mida mina toimikus nägin, või see mälukaart õigemini oli 2 peldikus. Ja need kaamerate leidjad ju ei klikkinud neid faile läbi. Aga Proks ütleb neile, et te peaks juba niikuinii teadma, et mis vahet, mis kasu teile sellest on teada, palju teid tegelikult filmiti. Ja puht inimlikult, sõbrad, kui mina oleks selles olukorras ja kui ma teaks, et ühe korra jäi kaamera peale, võib-olla ma elaks nagu rahus edasi, võib-olla ma nagu mõtleks, suva, lähme eluga edasi. Aga kui ma saaks teada, et iga jumala päev filmiti mind seal peldikus, minust on mingi, ma ei tea, kui palju klippe seal, teise kaamera peal oli ju pea 600 klippi ja kui seal on mingi paarkümmend töötajat maks, mitu korda üks inimene päevas vetsus käib, palju see üks inimene võis seal kaamera ette jääda, arvutage ise, ma hetkel ei viitsin. Mind huvitab järgmine asi rohkem, nimelt, mis siis edasi saab. 3. kord kannatanud taotlevad, et kurat ikka tahaks näha seda materjali ja siis nad taotlevad, et tahaks põhjendustega määrust ehk põhistatud määrust. See õigus kannatanul on, kui alguses tehakse ilma põhjendusteta see mingi minimäärus, põhistamata määrus, siis võib kannatanu esitada taotlus, et ma tahaks ikkagi nagu argumente ka näha, seda nad teevad ja nüüd on huvitav koht. Kõigile öeldakse ei, sorry, mitte mingit materjalide muud ei saa, kui neid faile, kus te nagu nägupidi jäite kaamera pilti ja põhjendatud määruses on väga huvitav hetk. Miks huvitav? Kes eelmist videot ei mäleta, siis minu jaoks oli täiesti hämming, kuidas siin lõpetati menetlus oportuniteedi alusel. Nimelt selleks, et seda teha, on 5 kumulatiivset tingimust, mis tähendab, et kõik neist peavad täidetud olema ja mulle torkas silma, et oot, kannatanutele siin ju kahju hüvitatud ei ole, sest õiguskirjandus ütleb meile, et mittevaraline kahju loeb ka. Ja kes Pihlaukodu kaasuse videot ei vaadanud, panen viite kuskil siia ülesse. Seal ma selgitasin üksi pulgi seda mittevaralise kahju hüvitise nõude teemat. See on tsiviilõigusest tulenev õigus ja mittevaralise kahju hüvitamist saab igasuguse jama eest nõuda selles mõttes, et igasuguste leebete asjadest. Ma tõin näiteid seal Pihlaukodu videos, et mis igasuguste asjadest on mittevaralise kahju hüvitist saadud kohtupraktikas. Olukorras, kus keegi siin salaja peldikus filmib 100% sul on õigust mittevaralise kahju hüvitamise nõudele, kurat, grammatika. Sul on 100% õigus nõuda mittevaralise kahju hüvitamist, kui keegi on siin salaja peldikus filminud. See on ikka päris räige privaatsusõiguse riive. Ja mulle jäi see silma, et mida kuradid, et see on nagu kohustuslik tingimus, et kahju peab olema heastatud, aga Ekspressi kajastus ütles meile, et sellist asja nagu ei olnud seal. Oli ainult, et riigile tuli maksta. Ja teine asi oli see, et avalik menetlus huvi. Ja kuna mulle tundus see nii kahtlane, siis lõppastmes mina esitasin kuriteokaebuse prokuröri peale, aga sellest me räägime pärast juurasõpradega pikemalt. See on ka blogis www.tavakodanikustnaisterahvas.ee olemas, see tekst. Selle peale muidugi ma sain keskmise näpu põhimõtteliselt riigiprokurörilt, aga minu õnneks oli see üks väga pikk ja paks keskmine näpp, sest ta kirjutas mulle 7 lehekülge põhjendusi. Ma ootasin mingi lakoonilist 2 lauset, et ma ei tea, proksi diskretsioon ja blablabla, mida iganes, ma ei oodanud 7 lehekülge põhistusi, ma tänan seda riigiprokuröri siiralt, kui see oli väga ebaviisakas toonis kohati see vastus, aga see oli pikk vastus ja väga naljakas hetk. Jälle kriminaalõigus inimesed versus tsiviilõigus inimesed. Riigiprokurör väljendas täielikku arusaamatust, et mis moraalsest kahjust, siin ei ole mingit kahju tekkinud, kannatanud ei maininud mingit kahju, mis kahjust me räägime, mingit kahju ei ole. Ainult, et see kahjunõue allub tsiviilõigusele ja tsiviilõigus ütleb meile, et seda kahju tekkimist eeldatakse. Ja kui riigiprokurör seda ei tea, siis on olukord natukene, nagu öeldakse. Aga see selleks, kust ma siia üldse jõudsin. 18. juuli siis esitab prokurör, mitte riigiprokurör, eks ole, see on nüüd see, kes seda asja siin menetlust juhtis, uurimist juhtis. Ta siis esitab põhjendused, selgitused kannatanutele, et kuidas siis nii, et menetlus lõpetati siis selle paragrahv 202 alusel. Ja kui siin on teil 5 punkti, ma loetlen 5 punkti seadusest otse. Mis eeldused peavad olema täidetud, et lõpetada kriminaalmenetlus oportuniteedi alusel? Esiteks peab olema 2. astme kuritegu, siin oli. Teiseks, süü ei tohi olla suur. Siin vaadatakse muuhulgas neid nimekirjasid, et mis
on karistust kergendavad ja mis on karistust raskendavad asjaolud. Selle juhtumi puhul raskendavaid asjaolusid ei olevat olnud, ei tuvastatud, aga oli kergendav asjaolu puht südamlik kahetsus. Jah, mäletate, ma lugesin teile ette kahtlustatava ütlus, et see oli puht südamlik kahetsus, võib-olla oligi, ju siis oli. Ühesõnaga leiti, et see on kergendav asjaolu ehk leiti, et süü ei ole suur. Kolmas nõue seaduses on, et peab olema kahju heastatud või siis peab olema kahtlustatav või süüdistatav asunud kahju heastama. Ja õiguskirjandus ütleb selgelt, et siia alla kuulub ka mittevaraline kahju. Et see pole ainult varaline, vaid ka mittevaraline. Mis asi on mittevaraline kahju? Vaadake Pihlakodu kaasuse videot, aga väga lühidalt. Tsiviilõiguse definitsioon on mittevaraline kahju, hõlmab eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi. Ja sõbrad, teadmine, et keegi on siin pikema perioodi jooksul peldikus salaja filminud, minu hing kannataks. Aga eks sõltub hingest, iga hingeka on veidi oma soodu. Nii, 4. eeldus seaduse järgi on, et isik tasub menetluse kulud, mis siin ka tehti, ja 5. on, et puudub avalik menetlushuvi. Nüüd prokurör teeb siis põhistatud määruse kannatanutele ja selgitab seda sama paragrahvi, ütleb, näed, see annab õiguse menetluse nii lõpetada ja ta loetleb eeldused. Aga ta loetleb ainult 4 eeldust. Ta loetleb, et peab olema 2. astme kuritegu, süü ei ole suur, isik tasub menetluskulud ja puudub avalik menetlushuvi. Võrdle neid 2 pilti või teksti. Mis on puudu? Mis on siin, mida prokuröri jutus ei ole? Prokurör ei maini mitte poole sõnagagi kahju heastamist kannatanutele. 0. Miks? Ja mina kui mitte kriminaalõiguse ekspert küsin ja loodan, et äkki mõni kriminaalõiguse ekspert vaatab seda ja soovib kas või anonüümselt saata mulle lugeja kirja ja öelda, et kuidas nii on? Kas prokurör saab otsustada, et kui seadus ütleb, et peab olema kahju heastatud kannatanutele ja kui kahju sisustatakse tsiviilõiguslikult, ehk see hõlmab ka mittevaralist kahju, mida eeldatakse tsiviilõiguse järgi olukorras, kus selliseid isikuõigusi on rikutud ja nii rämedalt kohe, nagu selline privaatsusõiguse rikkumine on toimunud, kui keegi siin salaja peldikus filmib, siis kuidas on võimalik, et seadus ütleb, et kumulatiivsed tingimused 5 tükki peavad olema täidetud, aga proks ütleb, et 4 piisab. Ei tea, ma ei tea. Ja nüüd te võiks öelda, aga kannatanud oleks võinud ju edasi vaielda. Ma tegin seda mõnes mõttes kannatanute eest, kui ma esitasin kuriteokaebuse selle prokuröri suhtes, kes lõpetas selle menetluse niimoodi. Ja ma olin teadlik, et avaliku menetlushuvi puudumise üle vaielda oleks keeruline. Esiteks, ma ei ole selles valdkonnas ekspert, nii et proks teab niikuinii paremini, aga teiseks see on ka maru subjektiivne. Ja seda mulle ka riigiprokurör põhimõtteliselt iga teise sõnaga oma vastuses rõhutas, et see on, kuidas ta ütles, kurat, ma pean pärast vaatama, et see on kodanik Kärt Pormeistri subjektiivne hinnang. Jep, on küll jah. Aga mis ei ole minu subjektiivne hinnang on see, et seadus ütleb, et kannatanutele tuleb kahju ka heastada. See ei ole mu subjektiivne hinnang, see on seaduse tekst. Ja see, et riigiprokurör ei tea mittevaralise kahju kohta elementaarseid asju, see on väga kahetsusväärne, aga temale paneb puid alla juurasõpradega, sest nagu üldsust see ei peaks väga kottima. Kuhu me siis jõudsime omadega? Oleks võinud kannatanud ju veel edasi vaielda, aga mina vaidlesin selle vaidluse selles mõttes nende eest, et kui mina esitasin prokuröri peale kuriteokaebuse, sellise paragrahvi all, mis ütleb, et teadvalt ebaseaduslikult menetluse lõpetamine on kuritegu ja just sellepärast, et kui seadus ütleb, et on 5 tingimust, mis peavad olema täidetud, sina nagu ühte tingimust tõesti ignod, kuidas see on seaduslik. Sa pead ju teadma, et kahju tuleb ka heastada kannatanutele, sealhulgas mittevaraline kahju. Ja selle peale siis riigiprokurör vastas mulle pikalt, 7 lehekülge pikalt. Iga argumendi tulistas alla, et teisin oli igati õigustatud menetluse lõpetamine ja kannatanud oleks samamoodi saanud riigiprokuratuuri kaevata. Ma võin ainult eeldada, et riigiproksist tuleb ikka samal tasemel sama kvaliteediga vastus, sõltumata sellest, kes mis olukorras mida kirjutab neile. Ehk eelduslikult oleks kannatanud saanud samasuguse vastuse ja siis nad oleks võinud minna kohtusse vaidlema, aga milleks? Palju sa matad raha sellise menetluse alla, kui sind on salaja peldikus filmitud? Sina oled kannatanud ja siis sa pead hakkama veel 1000 eurosid õigusabi teenuse alla matma. Veits haige. Ja nüüd me oleme jõudnud siia video lõppu, avaliku osa lõppu. Edasi läheb jutt juurasõpradega, keda see huvitab, siis on võimalik liituda juurasõprade tasandiga siin YouTube'is. Soodsam variant on minna blurbay.com /tavakodanik, kus saab liituda 5 € pluss käibekas, kus saab kogu sisu alati täiesti reklaamivabalt. Rahulikult niimoodi, et saad telefoni-ekraani mustaks lasta, taustal mängib. Või kui sind huvitab ainult see konkreetne teema, siis saad selle video sealt ka eraldi soetada. Aga mida ma siis teile selle video lõpuks ütlen, seda, mida ma lubasin öelda, ma ütlen teile, kes see isik oli, kes need kaamerad paigaldas. See oli kütusäriga jõukuse leidnud Jaan Soomets, Mark Oil, ainuosanik ja juhatuse liige. Ja Mark Oil tegutseb registri järgi veel tänaseni seal samal aadressil teisel korrusel rahulikult edasi. Ja mina olen veendunud, et avalikkusel on õigus seda teada. Ja kui sina tead kedagi, kes sügisel 2023, august, september, oktoober,
töötas büroohoonest Tähe 127A, siis võite öelda, et vähemalt teoorias võiks kõigil neil, kes sinna salakaamerate pildi ette jäid, olla mittevaralise kahju hüvitamise nõue selle inimese vastu, kelle nime ma just ütlesin ja kui seda nime siin videos ei olnud, siis järelikult ta on minu vastu mingi nõude esitanud ja ma olen pidanud selle nime ära võtma. Aga vähemalt teoorias see võimalus on, aga nüüd küsimus, mis päriselt on võimalik, on keerulisem. Miks? Sest mina ei tea, mis nendest videofailidest päriselt sai. 8. juuli 2024 määrus justkui ütleks meile, et need andmed lähevad hävitamisele kaebeõiguse möödumisel, mis oleks siis seal suvel 2024 möödunud. Samas PPA ametnik, kes küll ise asja uurimisega mitte üldse seotud pole, tema arvas, et see ei saa nii olla, et need videofailid ikkagi peaksid seal alles olema. Aga me teame, et nendele 3 kannatanule Prox keeldus andmas neid faile. Isegi sellisel kujul, et tehtaks siis kuvatõmmis, et ainult riided oleks nähtavad ja kui te nüüd mõtlete, et maksumaksjana, et jube kallis, tüüp maksis riigile 100 tonni. Me saame korra ühe alamakstud ametniku panna nagu seda mehaanilist tööd tegema, et inimesed saaks ennast ise tuvastada. Ta maksis 100 tonni riigile. See ressurss on olemas, ärge tehke nägu, et ei ole. Aga nüüd, kui Prox ei annagi välja ja Prox ei andnud ju nendele 3 kannatanule, ma ei tea, kas 1, 2 või 3 neist küsisid, aga vähemalt üks küsis ja ei antud välja seda materjali. Tsiviilkohtus on olemas ka selline asi nagu eeltõendamismenetlus, mille käigus võib-olla on võimalik seda materjali Proxilt välja küsida, aga ma rõhutan võib-olla, sest kurat seda teab. Elu on heitlik ja ettearvamatu. Kui sa töötasid sel ajal selles hoones, teisel korrusel, pöördu ise Jaani poole. Nüüd selle loo lõpetuseks siin kanalil avalikus osas ütlen veel nii palju, et minu jaoks on see lugu olnud kõige mahukam lugu selle kanali jaoks, kus ma tõepoolest tundsin, et okei, nüüd ma astusin üle mingi suvalisest YouTuberi rollist ajakirjaniku rolli, kui ma läksin selle toimikuga tutvuma ja kõike seda lihtsalt ajendatuna sellest, et see kogu olukord tundus mulle nii ebaõiglane tundus, et see tüüp lihtsalt pääses. Okei, ta maksis keskmise inimese mõistes üüratu summa, aga see ei loe mitte midagi, sest ta ei ole keskmine inimene. Ja mis mind ajendas edasi tegutsema pärast seda esimest videot, lisaks sellele ebaõiglustundele, mis sealt õhku jäi, oli ka see, et asja menetlust juhtinud prokurör rõhutas selle põhistatud määruses ja ma tsiteerin, et seejuures on rahalise kohustuse suurus ehk see 100 000 selline, mis selle isiku majanduslikke võimalusi reaalselt arvestab ja ületab kohati mitmesajakordselt määrasid, millega kuritegusid toime pannud isikuid mõjutatakse või suisa kriminaalkorras karistatakse. Ja kui ma nüüd prokurörilt kommentaari küsisin ka, et miks ta rõhutas seda, et see summa ületab mitmesajakordselt määrasid, millega kuritegusid toime pannud isikuid mõjutatakse või suisa kriminaalkorras karistatakse, siis ta rõhutas seda, et kohus ei mõistaks sellist summat ealeski toimepanijalt välja, mis tähendab, et sellise summa määramine menetluse lõpetamisel siis prokuröri hinnangul andis parema võimaluse isiku mõjutamiseks. Selle kohta, et seal filmiti ju rohkem inimesi ja see materjal ei saanud olla anonüümne ja ta ei olnudki, sest prokurör ise keeldus nendele 3 kannatanule üldse mingeid materjali andmast, sest ütles, et te ju tunnete teised ära sealt. Selle kohta ütles prokurör, et rohkemate kannatanute väljaselgitamine oli küll võimalik, kuid nende tuvastamiseks tulnuks teha toiminguid, mis tekitanuks prokuratuuri hinnangul kannatanutele veelgi rohkem piinlikkust ja ebamugavust. Julgen väita, et selline uurimisviis oleks võimalikke kannatanuid veelgi enam ohvristanud, mistõttu jõudsime järeldusele, et süüdlast on võimalik piisavalt tõhusalt mõjutada ning suunata edaspidi õiguskuulekalt käituma ilma, et igat kannatanut sellistel kannatanute jaoks ebameeldivatel viisidel kindlaks teha. Aga turvakaamerate salvestisi ta ei maini, kuigi ma küsisin nende kohta. Miks? Ma ei tea. Ja eks need inimesed, kes siis töötasid 2023 suve lõpus, sügise alguses seal hoones, eks te võite siis kirjutada Toomas Koitmäele, kes oli siis see prokurör, kui te tunnete, et teil oleks olnud õigus teada, et teid niimoodi filmiti, sest tema arvas, et teile on parem, et ei tea. Ja võib-olla ongi, kui on, siis väga tore. Ja nüüd viimase asjana pean tõdema, et mind üllatas viimane lõik prokuröri kommentaaris, kus ta kirjutab, sarnase loogikaga süütegusid on ka varem toime pandud ja seda mitmel juhul üle Eesti. Minule kättesaadavatel andmetel on needki enamjaolt lõppenud oportuniteediga, seejuures drastiliselt väiksemate rahaliste määradega. Kui prokuratuur oleks saatnud asja kohtusse, oleks praktikas sellistel puhkudel jäänud süüdimõistmisel karistus mõne 1000 euro juurde. Sellest veelgi olulisem on see, et pikemalt kestev kriminaalmenetlus oleks paraku päädinud tõenäoliselt kannatanutele suurema ja ebameeldivama tähelepanuga. Sarnase loogikaga süütegusid on ka varem toime pandud ja seda mitmel juhul üle Eesti. Ja siis need on kõik vaikselt lõpetatud oportuniteediga. Kuradi hea teada siis pervertidel, et isegi kui teed midagi sellist, siis see niikuinii see lõpeb vaikselt oportuniteediga, mingit suurt kära ei tehta. Ja naisterahvana kuradi kõhe mõelda, et selliseid asju tehakse palju, tuleb välja. Need lõpevad vaikselt, tuleb välja, mis ei tundu ausalt öeldes eriti õiglane. Aga tundub, et prokuratuur lähtub eeldusest, et raha kannab mõjutada, avaliku
kohtupidamisega vähem, sest seal saaks vähem raha ja mind viib see järelduseni, et prokuratuur on välja töötanud uue ravimeetodi igasugustele sellistele kompulsiivsetele seksuaalhälvetele, milleks ma sellist käitumist liigitan, kui sa soovid teisi inimesi peldikus salaja filmida, midagi sellist see peab olema. Ja see oli nüüd täiesti mitte kliiniline järeldus, täiesti tavalise inimese tavaline järeldus. Tuleb välja, et kõik inimesi sellisest probleemist saaks vabaks, kui piisavalt suure trahvimäärad, ega ta siis enam ei tee. Nii et psühhiaatrid, psühholoogid, kes iganes tegelevad selliste teemadega, kui tunneb vajadust salakaameraid paigaldada ja teeb seda isegi pärast esimene kaamera leidmist, teadke, lahendus on see, et nad maksaks piisavalt suure summa raha ja siis nad on ravitud sellest hädast. See inimene paigaldas ühe kaamera, see leiti üles, siis ta läks ja paigaldas teise veel. Kui süüdimatu ja jultunud ta pidi olema, kui kindlalt ta pidi ennast tunduma, et ta läks ja pani veel teise, veel parema kaamera ülesse. Ta ostis mitmeid kaameraid, ta oli mingi ebaterve huvi ajendatuna, mis iganes mingisugune patoloogiline asi siin peab olema, sest ilma seleta inimene ei teeks nii. Ja mitte mingit juttu ravist, millestki muust ei. Maksad 100 tonni ära ja prokurör arvab, et sellega ongi asi korras. Mina nii ei arva ja ma ei taha elada ühiskonnas, kus sellised asjad lihtsalt vaiba alla pühitakse. Nagu siin ka prokurör selgitab, et neid asju on juhtunud mitmeid üle Eesti kogu aeg, see ongi nii ja siis lõpetame vaikselt oportuniteediga ära. Ei, selliste tegelaste nimed peavad kõik avalikuks tulema. Nii, lähme nüüd juurasõpradega edasi selle juurde, kuidas mina esitasin kuriteokaebuse prokuröri tegevuse peale ja kuidas riigiprokurör mulle pikalt, aga üpris ebaviisakalt vastas. Ja mida see vastus ütleb meile riigiprokuröri teadmiste kohta mittevaralise kahju osas?